aga räägime siis päriselt. Mis tähendab see, et keha magab, aga hing jääb ärkvele? See tähendab, et keha saab oma rahu, oma dopamiini, oma sooja hetke. Aga hing ei saa vastuseid ja hing ei saa mõistmist ja hing ei saa turvalisust. Keha ütleb, me lepime ära. Hing ütleb, ei, me ei ole rääkinud. Keha ütleb, see tundus hea, järelikult on kõik korras. Hing ütleb, ma ei tea, kas ma olen sulle tähtis. Palun ära mõtle üle. Hing ütleb, ma tunnen ikka valu. Seda tähendabki ärkvel hing, ta ei maga maha seda, mida keha püüab kinni katta. Hing mäletab sõnu, mis jäid ütlemata. Hing mäletab tundeid, mis jäid puutumata. Hing mäletab küsimusi, mis jäid vastuseta. Keha vaikib, aga hing elab edasi sellesama segadused ja siis tekib see vaikne lõhe, mida inimesed ei märka esimesel nädalal, ka mitte esimesel kuul, aga see lõhe kasvab, keha elab hea öö järgi, hing elab rääkimata töö järgi. Keha saab rahulduse, hing saab üksinduse, keha ütleb, me oleme jälle lähedal. Hing ütleb, aga mitte päriselt. Sest kui seks tuleb enne tõde, siis tekib suhe, kus keha on rahul, aga hing on tähelepanelik. Ta jääb ööseks ärkvele, ta kuulatab, ta mõõdab, ta hindab. Ta küsib ennelt vastakesi, kui me ei räägi valus, kas see on üldse turvaline. Kui probleem maetakse iha alla, kas see probleem tuleb hiljem tagasi? Kas ma olen tõesti nähtud või lihtsalt soovitud? Ja hing, tema ei valeta iial. Keha võib petta, keha võib vaikida, keha võib leppida, keha võib öelda, kõik on hästi. Aga hing tunnetab iga pragunemise, mis jääb pärast rääkimata südame sõnu. Hing teab, hing kuuleb, hing mäletab. See ongi põhjus, miks pärast kiiret lepitusseksid tulevad hiljem tülid tagasi. Mitte sellepärast, et inimesed ei sobi, vaid sellepärast, et hing ei saa valetada. Kui selgus puudub, ei kao valu kuhugi. Keha saab vabastuse, hing jääb kinni. Ja mis juhtub siis? Hakkavad tekkima vaiksed mikromõrad. Kahtlus, ebakindlus, tundmatus, sügav pinge, seletamatud reageeringud, aga kogu süsimenedus, sünnisemine küsimas, ka ma olen armastatud või lihtsalt kasutatud rahunemiseks. Need ei teki ühe hetkega, tekivad ju siis, kui seks tuleb enne selgust. Aga kui tõde tuleb enne seks, siis muutub kõik. Siis hing magab rahulikult, siis keha puhkab sügavalt. Siis on inimene päriselt hoitud, siis on kontakt päris. Siis on intiimsus turvaline. Siis tekib silmite kokkulepe. Siis tekib pahedus, mitte levendus. Siis tekib armastus, mitte illusioon. Sest mida hing tahab? Ta tahab selgust, ta tahab nähtavust, ta tahab turvalisust, ta tahab tõde, ta tahab, et valu ei jääks varjuks, ta tahab, et süda ei loeks välja vale rütmi. Kui hing on rahus, siis keha on vaba. Kui hing on kinni, siis keha lihtsalt surub vaikust. Nii ma ütlengi täiesti ausalt. Kui seks tuleb enne tõde, siis keha võib küll uinuda, aga hing ei maga kunagi. Hing valvab, hing kuulab, hing ootab, hing märgib üles kõik, mis rääkimata. Ja vaid siis, kui tõde pannakse esimesena lauale, saab hing lõpuks puhata. Ja hing, kes puhkab, on hing, kes armastab.